Tere tulemast Mystify podcasti ja minu külaliseks täna on maailmarändur Heivi Herne. Tere! Tere Triinu, aitäh kutsumast siia sinu mõnusasse Mystify stuudiosse kõigepealt, kus me juba eile olime ja tänan sind nii uhke tiitli eest maailmarändur. Ja mul on väga hea meel sind näha nagu alati, et see on super mõnus hubane olla sul siin Hispaanias, Hispaania kodud. Ja. Kõik väga ilus, väga armas, väga mõnus energia. Aitäh, olen Hispaaniasse ennast sisse seadnud nüüd juba aasta ja 4 kuud on olnud elu siin. Et mina olen Triinu Sirge ja täna räägime siis põnevatel teemadel, ma ei tea veel, mis need teemad on, aga kindlasti ma arvan, me räägime reisimisest, et see maailmarändur tuli kohe siia juurde sinu aurast peegeldus see, et räägi Heivi, kuidas sa siis oled seda maailma avastanud ja kui kaua on olnud see maailma avastamine sinu elustiil, kui nii võib öelda? Jaa, nüüd ta tõesti tegelikult on minu elustiil, et kust alustada? Kust alustada, et algusest alustada oleks väga päris ammu, sest tegelikult on selline rändamise kihk on minul kogu aeg olnud sees ja Triinu on ka ju tegelikult suur maailmarändur ja põnev jälgida tema toimetamisi. Aga ütleme niimoodi, et nagu ka kui ma noor olin 18, siis kui ma kuskil kõndisin ringi, näiteks läksin raudteejaamast, bussijaamast mööda, siis mul oli alati, siis oli nõukogude aeg veel, ma olen sellest ajast veel pärit ja mul oli alati tohutu tahtmine istuda lihtsalt sinna rongi peale või bussi peale ja sõita kuhugi kaugele ära, ilma määramata kohta isegi, avastada uusi paiku ja uusi kohti ja selles suhtes on see nagu mul selles hinges sees olnud selline seikleja veri ja natukene võib-olla meil suguvõsast ka, see võiks öelda. Aga et eks siis vahepealsed aastad olid ju see, et oli pere, laps ja firmad ja toimetamised nagu rohkem paiksed ja siis oli see reisimine selline, et nagu ikka inimene, et lähed puhkusele, oled nädala ja tuled tagasi, vaatad. Aga et päris selline huvitav nüüd hakkas rohkem minus nagu esile kirkima see noorpõlve, see soov, see 18. eluaastate soov, siis kui mul poeg hakkas täiskasvanuks saama juba rohkem ja firmad olid ka iseseisvad ja siis müüsin ma 2016 aastal oma firma ära, meditsiinifirma, mis üle Eesti tegutses, pakkus töötervishoiuteenuseid ja õppisin igasuguseid huvitajaid asju, käisin ka ringi igal pool, hakkasin õppima hispaania keelt näiteks, tulin Hispaaniasse hispaania keelt õppima ja selle mõte oligi just see, et ma saaksin nagu reisida maailmas rohkem ja suhelda inimestega, saada aru, et mida nad räägivad mu ümber ja hispaania keel ju tegelikult siis juba prognoositi, et see on aastaks 2020 enam levinud kui inglise keel ja tegelikult võiks isegi nagu öelda, et ta isegi nagu on, et näiteks ka Lõuna-Ameerikas, USAs isegi ka on see, et Miami's on sa poodides ka, pead hispaania keeles rääkima. Tõsi. Jah, et täiesti selline ja ise valin seal näiteks nagu ka siis tõlgina. Et inimesed, kes hispaania keelt ei osanud, et selline asi on selle hispaania keelega ja siis ma olen nagu selline mitte nüüd ütleme nagu pikalt mõtleja või kaaluja ja selle hispaania keelega tuli mul ka umbes nagu mõte septembris või augusti lõpus, et tahaks aru saada, mida nad siin räägivad ja laulavad mingitest laulusõnadest. Juba 2 nädala pärast siis septembri keskel olin ma Valencias hispaania keelt õppimas 2 nädalaks täiesti nagu selles keelekeskkonnas. Ja Valencia on hea koht õppimiseks, hispaania keele õppimiseks, et kui me nagu siit sellest taustast siit pikemalt räägime, siis tõesti, et seal paljud inimesed ka ei räägi üldse inglise keelt, et sa saad kohe hakata nagu autentselt siis seda keelt igal pool kohvikutes
ja võtsingi intensiivkursuse, võtsin endal, siis oli hommikul kella 8 kella 3-ni. See kool pakub ka õhtuti igasuguseid nii-öelda activities'id ja siis tegevusi, ka paella küpsetamisi, salsa ja väljasõite, mis siis samamoodi saad siis nii-öelda selles kogukonnas ja teistega suhelda, siis eks sealt oli igalt poolt maailmast ja praegu ka neid õppijaid. Ja ma võtsin endal majutuse siis ka niimoodi, et nagu peremajutuse, just nimelt mitte hotellis üksinda olla, vaid peremajutuse, see oli siis Argentiinast tulnud pere, kes ei osanud siis, no see naine natukene tegelikult ikka inglise keelt oskas, kui jätta jäi, seda nagu oskas, aga põhimõtteliselt ta ei rääkinud sellest. Ja teises taas oli siis üks saksa naine, ka neil oli nagu mitmetoaline korter, niimoodi ikka üüritakse need välja, tehakse nagu oma üüriraha tasa. Ja saksa naine ka oskas kas saksa keelt või hispaania keelt ja mina Hispaania, kumbagi siis kaasal. Ja siis õhtuse lauas siis me saime seal ka kokku ja Google Translate'iga hakkasid nagu pusima. Ja samamoodi siis ka, et Duolingo ütleme ka, mis siin paljud kasutavad, et sellega nagu juurde. Et jah, et sealt nagu tegelikult ma hakkasin seda hispaania keelt nagu selle eesmärgiga ikkagi nagu teadlikult siis ikkagi tegelema kõige sellega, et ma hakata maailma rohkem avastama ja mitte reisida ainult siis niimoodi, et ma lähen, olen 2 nädalat, vaatan need kirikud ja näitused ja ära või olen seal rannas ja tulen tagasi. Et need rannapuhkusi ma ei ole üldse väga teinud, ainult paar korda oma elu jooksul. Ja siis kuidagi viis mind tee sellise huvitava sellise raamatuni, pojal oli. Ma olen ise küll majandust õppinud MBA digriiga ja ettevõtja olnud ja selles suhtes nagu organiseerija, mitte ainult unistaja. Aga pojal oli selline huvitav raamat, see on eesti keelt, et kuidas saada rikkaks või rikkaks saamise õpik või mingi selline. Ja see on see kuulus raamat. Ja. Ta on inglise keeles. Kiyosaki. Ja, ta on inglise keeles on ka on ta olemas, aga ta oli eesti keeles ja mind lihtsalt huvitas nagu see, et mis seal siis nagu kirjutatakse, ütleme selle koha pealt ja ma muidugi sealt palju ei võtsin lihtsalt vahepeal mul ongi, võtan raamatu mingist kohast lahti, et mis ta mulle ütleb, on ju sellisest kohast ja siis seal tuli selline, mida ma soovitan kõigil teha, et ka mina juba siis olingi 50 täis saanud, 50 arvatakse Eestis, et on elu läbi tuleb ennast maha kanda, aga võiks öelda, et 50 on uus 20, ongi lapsed on suured, siis on just tegelikult nagu aega endaga tegeleda ja hakata siis veel uuesti tegelema nende asjadega, millega sa pöördud tagasi, mis unistused sul olid nooremana ja mida sa ei ole jõudnud veel realiseerida või luua siis uusi unistusi. Ja siis seal oli selline tore asi, et pane kirja 100 asja, mida sa tahad oma elus veel teha. Ja sellega öeldud niimoodi, et 100 nagu unistust või asja. Et oli ka öeldud siis tõesti tavaliselt inimestel saab fantaasia otsa siis kuskil 50-60 asja juures. Et 50-60 tuleb nagu ladusalt, aga siis hakkad juba pliiatsist välja imema või ei tulegi enam. Ja siis hakkad juba mõtlema ja nagu ikka ütleme, öös on asju, ma kuidagi õhtul seda vaatasin ja mul endal ka armastan kirjutada, mitte ainult arvutis, vaid on nagu selline märkmik. Päris paberil. Päris märkmik, must märkmik, mille ma ostsingi siis ka, kui ma firma ära müüsin ja hakkasin sinna kirjutama uuesti üle hulga ja et käega kirjutatud asi on hoopis teine ja siis ma sinna hakkasin siis kirja panema õhtusel ajal siis kella 10, ma isegi tean, kas ma olen kellaajad kirja pannud, kirja siis panema, mis ma teha tahan ja need olid siis muidugi kõik enamasti siis reisimisega seotud. Sest mul enne oli, ütleme niimoodi tegelikult, et ma Eestis ja mis ongi, ma olen selle, mis mul nagu Eesti unistused olid, ma olen kõik nagu saavutanud. Et ma käisin ülikoolis, ma lõin üle Eesti tegutseva firma, mul oli maja, korter, kõik ütleme selles suhtes nagu naised auto, või mees auto, korter. Väga hea auto, firmad kõik olemas ja siis ma hakkasingi tegelikult nagu samm-sammult seda, kui ma 50 sain, siis ma hakkasingi samm-sammult neid asju uuesti nagu maha müüma selleks, et saada endale vabadust, et saada maailmas ringi käia, sest see mõte nagu hakata mujal elama, mitte Eestis, oli mul juba nagu varem, aga ma ootasin, kuni mu poeg kasvab üles, sest mina tahtsin teda kasvatada Eestis suureks. Paraku lihtsalt meid eluviis poja isaga lahku, poja isa oli Eestis ja ma ei tahtnud ei enda, ei poja ega tema, ütleme, sest ta on samamoodi osalenud ja poeg on olnud ise valinud, me saame hästi läbi ühe või teise juures ja mul nagu ei olnud mingisugust sellist soovi, et ma peaks tegema nii enda või lapse elu raskeks ja kuhugi minema teise riiki lihtsalt ära lõikama
et see siis oligi selline põhjus ja Eesti on väga hea koht, kus lapsi üles kasvatada, turvaline Tartu linnas alguses. Ja seal Tartu linnas ma siis need unistasin ka, mul oli seal ka selline hea rõdu kesklinna lähedal Raatuste tänav, kus ma nägin Vanemuise mäge ja Toomemäge natuke ees, mul midagi ei olnud, sellised ilusad vaated ja siis rõdu peal oli hea õhtuti istuda ja siis kirja panna oma unistusi. Et seda ma soovitan kõigil teha ja siis need unistused, need olidki siis reisimisega ja muidugi ega ma siis ei kirjutanud ikkagi enam-vähem 50-60 saigi nagu seal kirja ja siis pani selle märkmiku kinni ja sahtlisse on ju ja asusin nii-öelda nagu tegutsema. Aga 100 siis ei saanudki täis või täna on 100 täis? 100 ei saanud täis ja mul ei ole isegi praegu 100 täis. Nii et veel saad siis unistada, aga kui palju nüüd sellest kirjapandust oled juba jõudnud ellu viia, teostada? Ja see ongi täitsa huvitav siis tegelikult, et kuidas sealt nagu edasi läks, et päris palju ma olen need nagu ära märkinud, et ma muidugi see, et mis ma kirjutasin ka, et ma nagu kirjutasingi sinna, ma panin nagu see sahtlesse, unustasin ära, hiljem tegelikult ma vaatasin ja ma olingi kirjutanud niimoodi, et ma tahan nagu elada Balil paar kuud ja õppida seal Bali toitu, ütleme kohalike toitude tegemist ja teraapiaid. Ma tahan elada Tais, õppida Tai toitude valmistamist, oligi vist 6 kuud ja sellised, ikka konkreetsed nagu 6 kuud või aasta või ja Balil mingi 3 kuud ja siis reisida Hispaaniasse, külastada neid kohti, elada mingisugune 3-4 kuud või aasta või umbes nii kaua kusagil seal, et niimoodi nagu ikkagi nagu ja suhelda inimestega, saada kohalikke sõpru, muidugi ma kirjutasin, nagu selle eesmärgiga oligi võib-olla seal ka, et ma tahan mitte nüüd ütleme Ameerikas käia 1, eks ole 2, vaid mul olid ikka nagu need linnad ja mis ma seal teha tahan. Et nagu täpsemalt panin enda soovid kirja, mitte see, et ma tahan sõita Ameerikasse, vaid et sa panidki mingid linnad, kohad, mingid elamused kirja, mis sa tahad kogeda. Just ikka, mis ma tahan kogeda, ongi just täpselt, et ma tahan, eks ole, veel Californias käia, seal Hollywoodis, need kohad vaadata, neid ütleme, on ju muidugi seal nagu lisasid juurde ja see oli küll, muidu mul oleks 100 täis saanud küll, on ju kiiremini, aga mul oli selle ühe punkti all, ütleme, see California all oli nagu hästi pikk kirjeldus, eks ole ikkagi selline. Aga California on täna täitmata veel? Täidetud? Hollywoodis on käidud. Äge. Aga muidugi, seal on nagu mõned lisad veel juures, mis on nagu palju realiseerida. Ja siis ma nagu ütleme, see on see, et ütleme nüüd nagu selle reisimisega ka tõesti ja ma endal nagu, miks ma nii pikalt või siin räägin seda teemat juurde, on see sama, et nagu tuleb unistada ja kuidas need unistused ka realiseerida, et sa paned nagu kirja ja muidugi meil inimesena nagu on selline komme, et me siis nagu ise kujutame ette, kuidas hakkab nagu täituma, aga tegelikult ei tohiks nagu seda, ma olen silmameetodil ja meditatsiooni ja muidugi ka päris noores teinud, et tegelikult sa peaksid laskma nagu universumil need asjad siis jälgida neid märke ja universumil need ellu tuua, aga paraku ikkagi nagu sellise ka ettevõtja realistina ma siis asusin uuesti tegema siis meditsiinifirmat on ju, sest mõtlesingi, teadsin, kuidas seda teha, mul on know-how olemas kõik on ju ja Tallinnas ja äriplaan on selle koha pealt nagu vettpidav ja see asi muidugi saigi loodud ja sain tegevusloa ka, aga siis tuli meil teatavasti koroona ja koroona oli selline väga karm ja Tallinnas pandi ju ja Eestis pandi kõik erakliinikud kinni, aga mina olin just saanud endale litsentsi, ma viisin ka oma heaolukliiniku, siis varem elasin Tartust, sealt Triinut tunnelgi ja siis olin ma juba Tallinnasse nagu kõik asjad nagu teinud ja alustanud ja ütleme Tartu kliente ka, eks ole, nagu heaolus ka samamoodi ei olnud. Ja nagu me kõik teame, see aeg oli, eks ole, raske on ju siin nii restoranid, hotellid, kõik on ju. Et siis mul oli nagu rohkem nagu mõeldud sellise meditsiiniturismina, heaoluturismina, et Tallinna kesklinnas sellepärast ka, et hotellid ümberringi ja teatud teenused, mis sealt tulevad. Ja siis pani kinni ja vaatasid, kuidas sa ellu jääd ja kõik vaatasid ja siis oli aasta veel selle vaktsineerimisega samamoodi, aga ma enda jaoks ka, et olen, mis on nagu, et ma panen nagu paika endal selle aja, mis ajani ma vaatan, kas midagi muutub. Et ma tean, et inimesed nagu ei võta otsuseid vastu sageli, et nad tahavad oma elu muuta, aga kui mõtled, et ma peaks muutma, aga selle taga peab olema alati sul otsus ja siis sa teed ka selle järgi on ju. Ja ma muidugi panen endal need otsused ka kirja igal aastal, nüüd on ka aasta lõpp, eks ole, et ma alati võtan kokku oma eelmise aasta, vaatan, mis ma olen kirjutanud sinna ja varasemad ka natukene, mis asjad on täitunud, mis ei ole, vaatan üle need
ja teen ka uue aasta selles suhtes nagu sellised eesmärgid. Aasta nagu see tagasivaade ja siis ka ettevaade, et see on väga oluline, et sa reflekteerid siis ennast või vaatad nagu neid elusündmusi ja asju. Et sellega on väga huvitav, et kui ma tänast vestlust siin alustasin, et ma võtsin enda Mystify podcasti kaardipaki, mis mul on kohe siuke special kaardipakk ja mul tuli siit välja kaart manifesteerimine ja praegu me olemegi seda vestlust alustanud sellega, kuidas manifesteerida unistuste elu, nagu on teinud seda Heivi praegu, et sinu jaoks ka nipp, et 100 soovi unistust kirja panna ja see on nii lahe, kuidas sa nagu täpsemalt selgitad seda, et see otsus on hästi oluline, et otsusest tulevad siis teod ja seal on ka see vabaks laskmise koht, et nagu sa unustasidki enda need unistused sinna sahtlisse ja siis ühel hetkel avastasidki, et elu viis sinna, et ettevõte ja aeg oli selline, et ettevõte oli vaja kinni panna ja ma saan aru, et sellest edasi ju kasvaski välja see, et sa võtsid enda listi jälle ette ja hakkasid neid täitma. Tegelikult ma listi nagu ette siis ei võtnud isegi. Et isegi juba niisama tuli. Sest mul oli see märkmik oli, siis ma olin nagu Jaak oli, mulle ta pani paikas üldse, ta oli täis, et ma seda nagu ei vaadanud. Sest see oli ikkagi jätkuvalt, ma nagu ei vaadanud neid vanu asju sealt. Et aga jah, et ma olingi siis pannud lihtsalt selle COVID ajal nagu vaatasingi jaanuari lõpuks, eks ole, et kui midagi selles suhtes nagu ei muutu selles, siis ma panen kinni selle firma ja tegelikult oli niimoodi, et mis nagu ütleme, vaata, see ongi see, et kui sa nagu mingi asi, mis peaks nagu sinu, ütleme seda teed siis nagu suunama ja nagu sulle ette nähtud, siis see asi toimib. Mõned asjad on niimoodi, et sa mõtled, et tahaks teha ka nagu läbi nõela silma, eks ole, lihtsalt ei tule need võimalused, on ju. Ja mul oli Tallinna kesklinnas 6 ruumi sisustatud igasugused ikkagi koormustestid on ju, siis wellnessil ka valgusaparaadid ja kõik mis iganes. Ja ma 1 nädalaga müüsin kõik need asjad ära. 1 nädalaga panin 2 firmat kinni, on ju, mis tegelikult ei ole nagu võimalik. Väga kiiresti, vaata see ongi, et elu hakkas toetama sinna suunda, et sa saidki selle kiirelt. Just, ja mul olid nagu ütleme siis küll mingisugused mõtted, ma mõtlesin, ma natukene puhkan, ma ei vaadanud seda raamat endal siis sellest, ma mõtlesin, ma natukene puhkan ja siis mul oli plaan minna ka, ütleme, kas Inglismaale, eks ole, või siis Hispaaniasse kuhugi lihtsalt sättida ennast nagu paika, et mingi 6 aega. Aga kõigepealt siis ma ostsin endal siis, et kus märtsikuus oligi siis tegelikult nagu veebruariks siis lõpetasin veel mingid asjad ära ja mis mul olid, ütleme, müüsin oma korterid, mis mul olid maha, pojale ostsin korteri Tallinnas, mida inimesed ei tee tegelikult, kes mind näinud ikka väga harva näevad, et mul on panipaik, kus mul on asjad, sest ma ei taha tegelikult, et see ongi see, et sa pead nagu lahti laskma kõigest sellest, mis on ju. Kõigest sellest maisest nii öelda. Väga järsud, mida inimesed ei tee muidugi, tõesti, et asjad nagu panipaigas, alguses oli suurem, sa oled ka veel mingid maalid ja mingid on ju, praegu ka mingid ja dokumendid, et sest ma ei tahtnud ka oma lähedastele panna või sealt korterit ütleme üürida või mis iganes, lihtsalt investeeritud on mujale, eks ole, need rahad on, et mul ei ole nagu Eestis mingisugust sellist peale selle, et mul on poeg ja 2 õde ja sõbrad mõned, et mul ei ole nagu selliseid sidemeid, et see lasebki siin nagu vabaks on ja see võib olla hirmutav on ja tegelikult see ongi enamasti inimestele hirmutav. Enamasti ongi see hirmutav, enamasti ei julgeta selliseid samme ette võtta, et see julgus on nagu hästi suur, et loobuda sellest nii-öelda kõigest maisest, mis nagu meid, mille nimel me oleme terve elu umbes tööd teinud, et kui see kõik on käes, et siis ühel hetkel lasedki nendel asjadel minna ja sõidadki sinna, kuhu hing ihkab. Ja siis vaatasingi, ma olin enne vaadanud kuidagi nagu juba tõmmanud, ma ei olnud Aasias käinud, on ju kunagi varem ma tahtsin, see oli päris ammu, oli mul ka see Bali tõesti ja see Tai, ütleme, ja märtsikuus hea soe, sest ma tahtsin nagu saada sooja ja päikesevalgust ja mõnusat. Ja siis ostsin ühe otsa pileti Taisse, mõtlesin, et vaatan, et mis ma sealt siis edasi teen. Ja siis muidugi tõesti, et ma nagu olin siis 6 aega Tais, käisin seal erinevates kohtades Phuketil. Aga siis ma tundsin, kuna ma tead ettevõtjana ka ikkagi nagu, vaata, sa lähed puhkusele küll, on, aga sul on ikka mingid asjad nagu kukla taga kogu aeg. Et sellest pingest välja tullele, see võtab aega. Ja siis tegelikult nagu oligi niimoodi, et see esimene aasta või 9 kuud ma põhimõtteliselt nagu ikkagi midagi teinud, vaid reisisin ja siis ma sealt Taist läksin, vaatasin nii nagu mõtted tulid või kuidas nagu tuligi see. Ja see ongi see praeguseni ka, et nagu jälgid märke, et mis on
vaata, jälgi seda, mida sulle näiteks inimene, kes sulle hommikul vastu tuleb, ta võib täitsa võõras olla või mis iganes, nad võtavad su aurast mingisuguse asja kinni ja ütlevad ja ma olen neid märke jälginud ja niimoodi tegelikult nagu olengi reisinud. Ja siis ma lihtsalt läksin Itaalias, olin Roomas, käisin Itaalias natukene. Itaalias oli aprillis nagu suht külm, ma olin juba soojaga harjunud 30 kraadiga, siis ma sealt läksin, sest ma tahtsin nagu USA-sse minna, aga sinna sattusin ka, et mul oli nagu ka ühe sõbraga jutt, tema mõtles, et ka, et ta võib-olla läheb ka, eks ole, Eestist ära, ütleme USA-sse siis Floridasse, Miami mulle meeldis, on ju, siis käisin seal, aga noh, ütleme, tema tegelikult läkski USA-sse, aga nüüd 2 aastat hiljem on ta praegu seal. et selle koha pealt ta kannatas, tegelikult ta kannatas, et noh, ma nagu, minu samm võis nagu väga järsk olla, ütleme. Aga ta kannatas nagu kauem on ja ütleme tõesti, et ma olen õnnelik sellepärast, et ma saingi hakata, ma muidugi olen kirjutanud enda sellest reisimisest, kuidas see alguse sai nagu ka esimese reisiraamatu nendest. Ja sa oled üldse väga palju kirjutanud, et sul on oma blogi on ju, elustiili blogi. Mul on mitu blogi, isegi mul on elustiili blogi ja siis on reisiblogi, kus ma puhtalt nagu nendest kohtadest on reisiblogi on eestlasedmaailmas.eu ja elustiili blogi on naine50+.ee, et mis on. Ja siis ma sealt USA-s siis läksin siis Washingtoni, sest ma ei olnud seal käinud, ütleme selle siselendudega, kui sa juba USA-sse korra lähed, eks ole, siis ei ole mõttes 3 nädalat nagu olin tegelikult USA-s Washingtoni, sealt läksin siis Californiasse, käisin Hollywoodis nendes kohtades, aga see ma olin tõepoolest, ütleme nagu üksinda. Ja siis ma tulin tagasi, mai algus oli veel kuskil et see oli nagu 3 kuud, siis alguses esimene ots, ma tulin Eestisse, aga Eestis oli nagu kuidagi, mujal maailmas oli see COVID-i asi juba täiesti nagu unustatud, keegi rääkinud sellest, küll veel mingisugused need USA-sse sisse minnes pidid neid kontrolliti neid passe, aga sealt siselendudel mitte keegi ei kontrollinud ja välja tulles ka isegi mitte on ju. Aga vist oli kuidagi ikkagi nagu, noh, ma olin ennast lahti haakinud, ütleme sealt. Ja siis ma vaatasin, olin mingi 3 nädalat äkki Eestis või ja siis ostsin pileti, läksin uuesti, ühe otsa pileti läksin Taisse, kus ma siis olin ka kokku siis 6 kuud ja siis läksin sealt Balile, seal olin 2 kuud. Siis tulin tagasi Taisse, olin 6 aega seal ja võt ütleme see näiteks ka, kuidas ma Balile läksin, ma olen ka seesama, ütleme näiteks nagu otsuste vastuvõtmisega, et see on, mis on inimestel väga raske, et mida ma soovitan teha, mis ma ise teen, et noh, mitte plussid miinused on ju ei ole, lihtsalt näiteks, et mõtlen välja mingisugune variandid, mis mulle üldse, mis on nagu alternatiivid, mida ma üldse võiksin teha, et noh, kirjutasin ka, et kas ma tulen siis Taist Eestisse tagasi, siis mõtlesin, et ma olen uuesti Itaalias, mul on Amalfi, Sorrento mingisugused kohad, tänaseks ma olen nendes kohtades ka käinud, on ju, kus ma nagu tahtsin, et läheks sinna või läks siis hoopis Balile, sest Bali oli seal päris lähedal, mingi 1,5 lennutund, mingi lühikene selline, 1,5 vist ei olnud päris on ju, aga ikkagi nagu päris lähedal. Ja kirjutasin need üles endal ka sinna, juba siis mingi teine märk, miks sinna maha siis need valikud. Ja siis nagu üldse ei hakka nagu vaagima, on ju. Soovitatakse need plusse ja miinus, et ärge kirjutage mingisugust plusse ja miinus. Siis pange ka kinni, unustage see ära ja sa lähed välja ja sa saad selle info kuskil. Ja siis läksin sellesse ööbimiskohas, kus ma olin nagu selles hotellis esimesel korrusel, see väikesed restoranid ja pered neid peavad, on ju. Ja siis mingi kõrval sellest, seal need kõrvuti on nagu ridakad, eks ole, sellised seal Tais. Ja siis kõrvalt tuli üks mees, kes seal oli ja siis hakkab rääkima Balist, on ju. Mina mõtlesin nagu, et oktoobris, noh, ise lugesin nagu, et võt vihmaperiood ja mõtlesin mingi jube vihmane on ju ja selline. Ja tema hakkab rääkima, mõtlesin, kuidas on, et noh, Bali on palju soodsam kui Tai on ju, et seal ei ole üldse ka sellist mingit vihmaperioodi, et see sajab mingi 1 päeva, nii nagu Eestis vihma, sellist vihmaperioodi. Nendes kohtades tegelikult üldse see on nagu ka Hispaanias, et tegelikult see vihma tulebki sul võibolla 1 päev ja siis nagu veidi rohkem vahel ja vahel ei tule sedagi ja siis ongi kõik. Absoluutselt. Ja siis ja siis oligi minu jaoks nagu otsus olemas. Ja. No see ongi, et väliselt tuli sul see peegeldus, et tuligi see võõras mees, hakkas rääkima Balist ja siis sa võtsid selle teadmisest, sest nüüd on vaja Balile sõita. Just, sest see oligi märk sellest nendest 3 variandist, mis ma kirjutasin, eks ole, endal välja kirjutasin. Ja hakkas Balist on ju ja tõepoolest see vihmaperiood ja niimoodi ma tegelikult olengi, näiteks nii ma sattusin eelmisel novembris ma olin ka, tulin uuesti Hispaanias jälle vahepeal, noh ma lihtsalt nagu mul oskan, kuna ma keelt oskan ja siin on mingid asjad juba tean, on vahepeal nagu lihtsam, ma töötan ka nüüd ütleme veebis või ja igast jooga asju ja heaolu asju pakun ja siis mul lihtsalt vahepeal on nagu hea lihtsam siia tulla, kui Eestist või ütleme nagu liigud.
ja sinna eelmisel talvel ma Portugali sattusin näiteks siis samamoodi. Portugali ma olen tahtnud tegelikult kogu aeg nagu reisimine mingi 96 ja tuli, siis ma juba mõtlesin ka sinna Portugali ja vaatasin, et ja ma ei olnud sinna sattunud. Enne kui muidugi ka sealt Triinuga me saime ka huvitavas Lissabonis kohtusime ja see oli 2 aastat tagasi kevadel. Et siis ma olin ei, eelmine aasta kevad oli see. 2023 oli see kevad. 2023, jah. Et mina olin ka siis esimest korda Portugalis. Et see reis, vaata siis, kui ma läksingi siis nagu uuesti Taisse ja siis sealt ongi, ütleme, Balile, siis tulin tagasi, olin ka Kuala Lumpuris, Indoneesias mõned päevad ja siis ütleme selline nagu step by step ühest kohast teise. Üks asi see, et see on nagu odavam on ju, kõik need piletid on ju, on odavamad ja see on nagu selline kulgemine, see ongi nagu elustiil ja elu täpselt on ju ja minul nagu tekitaks kõige rohkem stressi see, kui ma peaks näiteks nagu nii, et ma lähen nüüd kuhugi 2 nädalat puhkan ja ma pean tagasi minema. See oleks minu jaoks kõige, et ma pean tagasi minema kuhugi sinna rutiini, sinna sellesse, et see selline nagu ja muidugi natuke on selle reisimisega, mul on ju see ka mõte, et ikkagi leida endale nagu koht, kuhu ma tõesti tahan ikkagi siis mitte Eestina siis nagu ennast paika seada ja olla. Aga jah, et sellesse Portugali siis korra siis ütleme, siis oligi see Tai ja see ringiga tuli mul nagu juba terve aasta kokku nii-öelda non-stop ühest kohast teise linnadest ja see ongi see, et sa saad kokku inimestega ja see räägib, seal on väga kihvt koht on ju ja niimoodi. Ja siis sa võtad enda kohvri kaasa ja paned sinna kihvti kohta on ju. Õhtul öösel hakkan vaatama siis internetist ja pileteid ja rongi võimalusi ja kuidas minna ja majutusvõimalusi ja siis mõne päeva pärast lähedki või vahepeal, kui ma olen enda ööbimiskohti nagu 1 või 2 öökaupa pikendanud sellepärast, sest ongi, et olla nagu vaba siiamaani ja siis vastavalt sellele siis liikudes oli ka, et Hispaanias on ju need detsembri alguses need pühad Sant Nicolas päev 6. ja see on ka konstitutsioonipäev ja 8. Ja siis ma olin Sevillas ja Sevilla oli, pukkisin mingiks 3 ööks ära ja siis mõtlesin, vaatan, kuidas mulle see sobib ja siis oli kõik kohad olid täis ja enam mingit kohti ei olnud. Siis mõtlengi, mis ma teen on ja siis on ühe mehega seal söögiruumis kokku, kes Kanadast oli sinna, ta tuleb Farost on ju sealt Portugalist ja soovitas mulle seda hostelit on ju ja siis ma ostsingi. Juba olidki siis Faros on ju? Ja ostsingi ööseks, järgmisel päeval läksingi, ostsin siis öösel bussipileti järgmiseks hommikuks ära, bronisin 3 koha ja tegelikult ma olin siis Portugalis Algarves siis 3 kuud Lissabonis siis. Aga sa oled nüüd käinud nii palju erinevatel mandritel, riikides, kohtades, et milline on olnud sinule kõige südamelähedasem koht, et kuhu sa kindlasti tahad tagasi minna või jah, just tahad tagasi minna, et kus on nagu praeguse sinu kogemuse põhjal, sa ütlesid, et sa otsid nagu kohta, mis või riiki või ikkagi kohta, kus võiks nagu rohkem aega veeta, et milline see koht on? Ja, et võtta seda, kui pikalt nüüd ma kuskil olla tahaks, seda veel ei teagi, aga ütleme tõesti, et pikemalt siis, et selle sama märkmikuga ma korra tulnud tagasi, võttes oligi, et kui ma nüüd tegelikult olin nagu siis aasta aega siis ja veel need mõned kuud peale nagu reisinud, siis ma otsisin, mul seda märkmikku kaasas ja siis ma otsisin välja, siis ma hakkasin oma seda musta märkmikku lugema ja vaatama ja siis mind huvitas, et mis ma nüüd sinna, sest ma kirjutasin 2018, aga ma 2022 läksin reisima, muidugi. Ja siis ma vaatasin, ma olengi täpselt niimoodi või kirjutan praktiliselt need kohad on ju, eks ma siis ka täiustasin seda ja olen nagu täiustanud. Aga muidugi jah, et neid kohti, ütleme, kus tagasi minna, on muidugi ka, et näiteks Balil läheks tagasi, niisama ka oleks on ju, aga elada päris ütleme või Tais, Chiang Mais ma ei ole käinud, ütleme, mis on mina ka ei ole Chiang Mais käinud. Ma mõtlesingi eelmisel talvel hoopis sinna minna, aga näed, sattusin Portugali on ja olin hoopis talve seal, seal oli ka täitsa hea olla. et selliseid kohti, kus minna, aga ütleme, kui sa tahad, ma nagu tunnen, et ma ei ole nii vana, et ma istuksin ainult basseini ääres, jooksin mingisugust veini ja vahiksin päev läbi seal basseini ääres ja loeks raamatut ja vaataks päikesetõusu ja pole olegi, et ma tahan nagu, ma tunnen, see ongi see, et praeguseks ma olen 58 siis on ju vist, mis on müstika. Näed väga hea välja, keegi ei ütle 58. No ise nagu mõtled ka, need numbrid ei ole nagu, aga see ongi see, et tegelikult nagu just selleks ajaks on meil just neid kogemusi ongi nii palju, et seda nagu jagada teiste inimestega ja ka, et kes nagu, et ärge kandke ennast, just mind nagu tahangi motiveerida, jagada rohkem oma kogemusi, teadmisi, oskusi, kõik seda veel luua ja teha asju on ju.
et noh, see Tai on tõesti ka selline, seal väga paljud Euroopast istuvad nii nagu Euroopaski, et noh, ostad mingisuguse korteri või rendivad seal, kogu aeg on soe, hommikul ujud, siis sööd, vaatad raamatut või mis iganes, päevitad, et nagu elu on nagu tühi. Tegelikult sa noh, kui sa midagi nagu ei loo või tee, siis sa ju kogu aeg nii-öelda taand arened ja ma olen sihuke ettevõtja oma loomult. Ja kui on ettevõtja loomus, siis see basseiniäärne elu on ikkagi ühekülgne. Väga igav tegevus. Aga need kohad, mis muidu nagu meeldivad veel tõesti, et ütleme tõesti, et kus ka, et mul oli üks koht, kus oli, eks ole, see Amalfi, Sorrento, kus ma nagu seal Napoli kandis ja tahtsin käia, seal ma käisin nüüd ka selle aasta oktoobris hoopiski, aga elamiseks on ta liiga, ütleme, üle rahvastatud. Palju inimesi ja ka turistikoht on need vaated on küll ilusad, sest mulle just nagu meeldikski kirjutada ja blogida ja mõtlen ja siis mõtledki, et noh, see ilus merevaade, sinine meri ja see tegelikult Kapri, eks ole, sinna need kunstnikud. Kapri on kõige ilusam koht vist, kus ma käinud olen seni peaaegu. Et sinna need kunstnikud ja loojad ja kõik ju ka kokku läksid ja tõesti ta nagu täidab su hinge ja on selline emotsioonidega ja tõesti need Positano ja Amalfi linnad samamoodi. Aga nad on ja liiga turisti, ütleme, kohad praegu siiski sellised, et ma ei tundnud, et ma seal nagu tahaksin kaua olla. Jah, et võib-olla mingi kuu aega või niimoodi võiks olla, kui ei ole nagu päris kõige, aga see turistihooaeg on kõrge seal ja talvel on jälle külm ja siis ta ei olegi nagu päris. Et sa oled selline soojaotsija, et sinu jaoks on nagu hästi tähtis see soe ja päike ja meri ka või? Meri, ookean pigem. Ookean üldse, et ookeani naudid, väga lahe, aga võtame ühe kaardi vahepeal, et vaatame, mis siit kaartidest siis täna sul tuleb. Kohe see keskmine jäi. Enesearmastus, selline kaart tuli, enesearmastus. Väga ilus kaart. Kuidas sinul on enesearmastusega lood? Ja ma seda tegelikult nagu oma blogis ka kirjutan ja jagan ja ikkagi need, ütleme, postitusi, et ennast armastada tuleb ja see on, noh, ma arvan, et ma armastan ennast, aga see on ka nii ja naa, et loomulikult me oleme inimesed ja me ei saa alati iseendaga olla iga asjaga rahul. Et loomulikult, et vahepeal endale mingites asjades etteheiteid, et võib-olla ma ei peaks nii tuulepea olema. Näiteks on üks asi, see on ju ja noh, ka tõesti neid riske nii suuri võtma ja käima on ju. Aga kuidas see on see riskide võtmine? Inimene mõtleb ja kuulab praegu, et niimoodi käinud, et sa oled tõesti üksinda käinud, et sa toodki praegu välja selle riskide koha, et kas on olnud sul ka mingisuguseid ohtlikke situatsioone, kus oled mõelnud, et miks ma nüüd üksi siin olen? Mul üksinda ei ole tegelikult neid olnud. Ma olen üksinda on täiesti ettevaatlik selle reisimisega üks asi ka, et noh, siin ma panin tõesti sellise sätendava ilusama bluusi, aga ma võin öelda, et ikka kui ma linna peal käin, siis ma ei kanna sätelevaid kõrvarõngaid, ehteid on ju. Riided ka, ma olengi reisinud 2 aastat praktiliselt samade riietega, või noh, ütleme ära kulub, siis ma ostan uued mingisugused paar paari on, et teksad ja sellised lihtsad. Ja ma ei käi kuskitel baarides ise näiteks mingi pidutsemas ega joomas sellistes kohtades, et seda ise nagu ikkagi jälgid. Et ise ei ole olnud, aga meil on et kui me käisime nagu esimest korda poja ja tema sõbra, tema emaga Ameerikas, siis seal küll ja muidugi Ameerikas ka, kui ma ühes kohas olin küll, mis ma nagu mõtlesin, et ma olen mitte hotellis, vaid siis Airbnb's oli selline mingi majakene, maja osa või siis nagu tuba seal maja ja mingi aed ja kõik, et oma aed ja mõtlesin, noh, see on nagu tore on ju, siis seal alla siis see piirkond ei olnud nagu üldse selle kirjeldustele vastu ja USA-s või väga palju selles suhtes nagu Airbnb-ga olla ja siis oli et ma läksin nagu sinna, ütleme, seal muidu kaugemal või need muud majad olid tõesti nagu Ameerika need eramajad olid, aga see maja oli nagu mingi hallitanud ja kopitanud või mingisugune nagu nüüd ma vaatasin Google'is on ta ära remonditud on ja aadressi järgi nagu vaatasin. Ukse lukk oli ka selline, et ma ei tea, nagu see kohvri väike lukk käis sinna, et enam-vähem nagu selline mingi tabalukuga.
ja noh, ega seal nagu jalakäijate teid ei ole ja jalgsi keegi nagu väga usas üldse ei käi ja siis noh, pood oli, et mingisugune vett osta, siis kraanivett nagu ei riskinud endal süüa, seal mingit ei olnud, mingid kohvikud pidid olema ümberringi, seal ei olnud nagu midagi lähedus, mingi 3 või 4 kilti umbes on ju. Ja siis kõndisin ja siis tõepoolest ütleme need tumedanahaliste piirkond täielikult on ju. Sinna poodi läksin, poes istus seal nagu Ameerikas ka siis trellide taga ja noh, klaasi ilmselt kuulikindla klaasi taga ja trellid ka veel väike selline raha võtmise või see auk ainult ütleme siis selline tume tugev turvamees. Ja siis kõndisin sealt tagasi on ju, siis noh, mingid autod sõitsid mööda, no siis vaata sa ise nagu energeetiliselt ma seal ka nagu, ma tegelikult noh, ma oskan ennast teha nähtamatuks. Ja seda niimoodi, et sa lihtsalt nagu mõtledki, et sa kõnnidki niimoodi, et sind ei panna tähele. Mulle tegelikult on nagu joostud sellepärast nagu tänaval otsa ja mingites järjekordades ka. Ma seisan leti ääres. Minu taga inimene, kes on leti ees ja taga küsib on ju. Selle käes ma ütlesin, et sorry, et ma olen ka siin vabandust. Oi, ma ei näinudki teid üldse. Et tegelikult sa saad teha ennast nähtamatuks teatud energiatele, et nad ei pane sind tähele. Ja siis ja et selles suhtes nagu see oli ja ma mõtlesin, kas ma olen seal selle öö või mitte, ma olin selle öö muidugi ära, siis ma kirjutasin seal Airbnb's ka, et ma tahan nagu seda raha tagasi saada ja siis ma enda kompensatsiooniks bookisin kohe selles, sest ma tahtsingi nagu downtownis olla, sest Miami's bookisin Hiltoni siis mingi 300 eurot või palju see oli seal 3 ööks endale seal üleval korrusel, et ma saaksin nagu ennast rehabiliteerida. Hästi tunda lõpuks. Noh, täpselt ongi sellepärast, et noh, nagu võt see ongi see enesearmastuse või sellega, et sa pead vahepeal ka nagu seotud tegema midagi sellist endale. Ongi, et vahepeal ma mõtlen ka, noh, mõtledki, et noh, nagu kuulutad või teeks, et see nagu tekib endal selline, noh, tegelikult ei tohi, ma väga palju noh, ma ostan endal kingitusi ka, mis ma olen öelnud, aga noh, ikka see on see moment, mis tuleb, ütleme. Ja siis ma tõesti ütleme, see ongi see, et noh, mõtlesingi, et mida paganat on ju, et ma ja see on tõesti, ütleme, selline enesearmastus ja neid asju väga hea näide ja muidugi, et vahel ongi vaja endale lubada. Et see on seotud nagu kahes praegu siin see küsimus, kas on ohtlikke olukordi. Ja sealt tuli see välja. Ja selle enesearmastuse selle teemaga nagu samamoodi ja see, ütleme, puhkuse ja asjade lubamine. Aga neid ohtlikke olukordi või ütleme näiteks lihtsalt ka oli selles sama ka Los Angeles. Seal on, ma olin enne vaadanud videoid ja lugenud ka, et seal on väga palju kodutuid. Ja see on päris hull. Elu sees nii palju kusagil neid näinud, et tõepoolest seal iga meetri tagant oli kusagil. Need tänavad on küll kivipõrandad sellised või noh, plaat ja pestakse, aga nad haisevad, sest need kodutud haisevad seal ja nad teevad oma neid asju. Ühel ka mingi vastu päikest, mingi noormees noh, tead, ma ei olnud siis nagu päris kesklinnas, olin natukene algus seal mingi lennujaama või mingi seal ja ta istus seal kogu hommikust õhtun seal mingisuguse selle laternal seal, ütleme, seal kratsis sügas ennast, aga ka siis see LA, ütleme, Los Angelese kesklinn, eks ole, siis ma võtsin ka samamoodi endal Broadway'le selle hotelli, et kui ma seal olen. Kui juba, siis juba, on ju? Siis ma olen, mulle meeldivad ka need rooftop baarid ja basseinid, on ju. Kõrged vaated. Just, ja seal oli see rooftop bassein, ütleme, ja siis ongi kokteili endale ja puhkad ja naudid ja okei, ja siis ma teen pilte ja postitan, aga ma ei tee sellepärast, et näete, kui äge ma olen, on ju. Tead, ma tahan seda emotsiooni teistele jagada ja motiveerida inimesi, et tehke ja lubage ka, on ju, et see... No elu ongi nagu nautimiseks, et sa oled seda raha loonud enda ellu, aga kui sa seda ei kulutagi mingil hetkel sihukestele ägedatele asjadele, siis ongi ju elu igav. Just, et see, et ütleme nagu, ma olen käinud ka, et ma ei osale nagu selles mängus, et surres võtab see, kellel on kõige rohkem asju, on ju, sest teatavasti ma need asjad, aga see võttis ka aega 10 aastat, ütleme. Enam vähem või 7-8, et muidugi see ongi praegu, noh, sul on ka, eks ole, laps ja kõik ja perekond, see on hoopis teine, elus on erinevad tsüklid, on ju. Aga see, et kui sa nagu oled nagu vaba ja tahad vaba hing olla, et siis jääda nendesse asjadesse kinni istuma, eks ole, sinna ma olengi, ütleme, noh, maja, ma tahtsin nagu aeda luua, ma lõin tohutu aia, kui see valmis sai, siis ma müüsin ära, sest see oli nagu projekt, see sai valmis. See sai valmis, see sai tehtud. Siin on samasugune mõnes mõttes, eks ole, üks asi saab valmis, küsitakse, et kahju ei ole, on ju, see oli valmis, on ju, nüüd ma jään istuma sinna, mu energia käib nagu alla, on ju.
aga ja siis seal Broadway'l tõesti ütleme, sinna ma läksin tegelikult sellest oma kohast, vaatasin, mingi metroo läheb, läksin nagu selle metrooga siis, sest tegelikult on nagu see üksi sõites see Uber üsna kallis seal, mingisugune 30-40 eurtsi tuleb alati ära, ütleme, see sõltub ka liiklusest seal, kuidas see liikluse olukord on. Ja ikkagi nagu seda eelarvet jälgis, ma tahtsin nagu pikemalt reisida, on ja mitte nagu laristada ja siis metrooga ja see oli nagu üks tänavavahe või 2 tänavavahet on ju sellest Broadway'st siis eemal ja tulen välja ja mõtlen, et kas see on nüüd õige koht, kus ma olen, et kas see on see hotell. Seal olidki telkides need kodutud pappkastides, kus nad elavad, on ju, mingi lehvitab, on ju, siin-seal. Ma ei ole neid ulle, ütleme tegelikult või ütleme Hollywoodi ka läksin, kas ta Hollywoodis ei käinud? Et tegelikult seal on tõepoolest tänaval on neid ja muidugi ongi teises energiaväljas, et ega nad sind üldiselt ei pane tähele. Ja nad on seal omas mullis aga pilte ja filmimist teha julge, sest sa kunagi ei tea, kuidas nad võivad nagu käituda. Ja sama oli tegelikult nagu selles metroos ka, et ega seal DC-s ehk Washingtonis, seal sõidavad turistid ja muud ka metroos, ütleme, seal nagu teistmoodi. Aga seal olen vist mina ainuke selline, sest iga üks oli mingi, kes rääkis, mina olen ainuke, kes omaette siis ei rääkinud, on ju, ilma klappide või telefonita, nad kogu aeg rutustavad ja ma toongi hea näite ongi, et kellel on, eks ole, sukkpüksid peas, on ju, ongi sukkpüksid, kellel on pamperissid peas, on ju, absoluutselt. Päriselt. Ja, sest meil tegelikult vaata, nad nagu tahavad ka hoida, tavaliselt ongi oma seda kuidagi vist nagu pead kaitstud või mingisugust, nad panevad pähe, mõnel pappkast ka peas on ju igasuguseid ja siis, kui sul need ümberringi on, siis sa teed jälle ennast nagu selliseks märkamatuks ja seal tõesti see ja Broadway'l ka, kui pimedaks läks, on ju, need teatrid, kus kõik inimesed tulevad, see turist ikka mõne meetri kõnnib, mina ka pimedas, ma ei tahtnud seal küll kõndida. Mingil ühe jaotuskäigu tegin, et linnas saaks need pimeda nagu neid linnavaateid ja ka, sest kell 6 või 7 läks ikkagi nagu hämaraks ja kogu aeg seal ei istu sees. Et ütleme selline, et nagu sa tõmbad endast nagu selle mingi mõttes oled nagu siis selline tigu või kilpkon oma kesta. Tõmbad nagu selle Harry Potteris on ka see nähtamatu keep, et tõmbad endal selle nähtamatu keebi peale ja siis kõnnid. Ja niimoodi ongi, et tegelikult seda saab teha, et selles suhtes see on. Et pead välja tulema ja loomulikult, et kui sa seal lööd siis ennast üles ja hakkad, siis satudki võib-olla samasugust või mis iganes on ja seda tähelepanu lihtsalt ei ole vaja. Ja. Sul on eriline suhe ka toiduga ja söögiga, et kus see on tulnud, et sa oled tegelikult hea küpsetaja, jagad retsepte, jälgid toitumist, oled uurinud toitumist, et kus see tulnud kõik on? Natukene pean siin köhatama hääle puhtaks. Et see tegelikult on, eks me need asjad tulevad kõik ikkagi kodust. Hakkavad kodust peale ja vahepealsed mingisugused ajad on ütleme sellised, kui iseseisvud 18-19 omaette lähed, siis sa neid alati võib-olla järgi, aga elu viib sind nendesse radadesse tagasi, mis sa oled nagu lapsepõlvest kaasa saanud ja siis need, mis on nagu positiivsed asjad, tuleb siis välja võtta, et minul kuigi ema oli õpetaja ja isa oli, ütleme, agronoom, aga ma olen maalt päris üldse ja vanemad kasvatasid kõik toidu, ütleme, meile ise ilma kemikaalideta, tomatid, kasvuhooned, vanamaa oli kilomeetri kaugusel, vanaema juures kasvatasime jäneseid, vanaema kasvatas siga, vanaema kasvatas lambaid, selle villast me kudusime sokid, jäneste kasukast nahast tegin ise kasuka endale. Ja munad korjasid, et see on nagu sealt tulnud ja need maitsed, ütleme, et jah, ma ütlen, see nooruse eas on vahepeal et siis söödagi ma ei ole kunagi nagu mingisuguse sellise, ütleme, ja mul ei ole ka seda sõltuvust, et ma tahaks nagu hamburgerit või frikaid saada. Et seda mul tõepoolest ei ole, et ma tean paljudel nagu see tekib hamburgerit, ma olen võib-olla söönud. Äkki Ameerikas sõid? Jaa, ma sõin. Mina ka sõin, just nimelt proovisin. Kanadas ka, võib-olla ma olen elus mingi 10 tükki söönud, aga ma olen Eestis nagu ostnud neid, mul see sõbranna oli ka restoran lihtsalt naked, siis teeta see oli see salat, siis mul seda saia pole vaja süüa ja kui see korralik pihv on. Ja Ameerikas me käisime ka külas päris ameeriklastel, siis nad tegid ise neid hamburgerid ja grillisid ja need olid nagu korraliku selle lihaga.
ja see maitsed jäävad sulle nagu sisse, aga siis mingid ajad ka, kui ma tegelikult tegin seda kliinikut endal ja siis oli ka veel see ka vahepeal see masu jälle, et kui pikalt sa oled elanud, siis mitu korda neid näinud on ju, aga eks kõik läheb üle, nii hea kui halb läheb üle, tsüklid on, midagi pole teha, me elame nendes lainetustes ja peame kohanema olukordadega. Ja siis tuli ka ikkagi nagu see 12 tundi ja mis oli hommikul, eks ole, Tartust kella 9 Tallinnasse ja siis vahepeal ringiga veel Pärnusse õhtult tagasi, et enamasti istud ja siis võileib ütleme ka kaasas ja kodus nagu ka pojale on ju ja siis oli samamoodi see mingisugune, ma arvan, mingi 45 on ju, siis kui vaatasin, ütleme kaaluga nagu selline, et nooremana naine vahetus on kiirem sul. Aga jah, mõtlen, ma nagu küpsetan ju teinud, see ongi see lihtsalt ise, sest need maitsed nagu mulle meeldivad ja mahepeale maitsed just sellised. Ja siis sügisel 5 kilo, okei, mul muidu läks kevadel nagu maha, aga siis kevadel maha ei läinud ja järgmine sügis tuli uuesti 5 kilo, kuigi ma olen 1,70 m pikk, et ma kaalusin siis 68 või midagi sellist, mis tegelikult 70 USA normide järgi nagu ei ole, on ju, ja väliselt ka niimoodi on. Ja inimesed väliselt ei saa aru, vaatavad, et sa oled nagu normaalkaalus, aga sa ise tunned ennast lihtsalt... Siledam elukaaslane ütles, et pole midagi, et väga hea, siis võtad juurde, ei tule kortse ka, eks ole, kogu aeg paned sinna naha alla, eks ole, nagu juurde, aga kortsude vastu on muud võimalused, on ju. Ja siis samamoodi selle taga otsus, ütleme, lihtsalt ja vaatasin, mõtlesin, et ma ei lähe seda teed, on ju. Ma ei lähe seda teed, et ma võtaksin nüüd veel juurde ja maha ei võta, on ju. Samamoodi otsus ja teine teema oli selle juures veel ka, et selle teemal siis ma lõingi Wellness Studio, mis on nüüd üle 10 aasta olnud, 2014 ma siis selle tegin. Ja ostsin siis igasugused need, hakkasingi lihtsalt nagu teaduslikult lähenema, iseenda jaoks õppisin toitumiskursused, süüa oskangi teha, nagu jälgisin kõiki, mis aineid neid mingid asjad, ütleme, sisaldavad, võtsin ka need Vahemere toidud, igasugused, kodus jätsin välja igasugused saiad, asjad rohkem ja sealt mul kadus ära iseenesest vaikselt nagu ka sealiha söömine ja tegelikult ka piimatooted, minul näiteks need Eesti piimatooted, on mõned asjad siin ma saan süüa Hispaanias, osasid, Kreeka jogurtit, aga Eestis ka ei saa, ütleme, selle suhtes nagu laktoosi gluteeniga. Et ja siis see on ka siuke kättevõtmise asi on, siis tegin selle tulemusel, siis tegelikult tekkis see Wellness Studio, kus ma ostsin aparaadid, aitasin, hakkasin inimestel aitama ka siis ise tegin endal vaakumassaaž ja need treeningud ja lihtsalt see ongi see, et 6 kuuga siis ma olin 58 kilo, ütleme selles suhtes poole aastaga. Ja selle 60, ütleme 58-60 ma olengi endal pannud nagu selles suhtes selles selline 2-kilone kõikumine teinekord sõltub lihtsalt, kas sul on vett või ütleme istud, on ju. Et selles ja sealt hakkasid tulema siis ka 2018 ma tegin esimese kokaraamatu, samamoodi see jagamine, et need, kes mul kliendid siis käisid ka seal kaalu alandamas ja nendega need menüüsid ja kõike vaatasin ja mida siis soovitused, mida välja jätta, eks ole, sealt tasakaalustatud süüa. Ja siis mõtlesingi, see ka tuli samamoodi, siis ühel hommikul lihtsalt ärkasin üles ja mul see layout oli nii-öelda selle raamatu layout oli peas olemas, on ju siis Vahemere retseptide ehk layout on siis see, nagu see kujundus ja plaan on ju täpselt ja see pealkiri ja mis ma teen on ju. Ja siis ma hakkasin tegema, siis tegin 2 nädalat siis neid toite ja panin selle raamatu kokku, aga jooksvalt edaspidi ma olen teinud, et kui ma ise nagu teen, mul on siis veel smootide raamat spetsiaalsed, et tegingi endal, siis tegin pildid, aga jah, mingi raamatu jaoks ma nagu siis olen rohkem, ütleme ikkagi nagu 2 nädalat ikkagi need söögid ise nüüd teen on ju, siis konkreetselt selle jaoks need retseptid teen pildid, siis panen siis e-raamatut kokku. Ja see Vahemere retseptide oma 2016 see ongi e-raamat, et siis kes ostab, maksad ära. Kuna ma olen digise, minu reisiraamat on samamoodi, maksab ära, ta saab digitaalselt selle lingi, kus ta saab selle alla laadida, seda saab telefonis kohandub, ma ise ka endal vaatan neid retsepte samamoodi, siis vahepeal ka telefonis vaatad, et mis on nagu vaja osta, see on nagu väga hea, on ju, teen selle. Et see on nagu lihtsalt jõuad sinna samamoodi siin siis tagasi ja mis ütleme nagu selle Hispaania juures siiski ka parem ja Aasias, et on
neid värskeid puuvilju hooajaliselt ja läbi aasta ringi rohkem võimalik paremaid valida kui Eestis, et noh, ma ei ole nagu mingisugune Eesti vastane, aga lihtsalt noh, mina nagu tunnen, et mulle sobib täpselt see päike, valgus, meri, et ma saan väljas olla, hingata on ju just tegelikult meri või ookean on ju, ka mäed on ju, et noh, mulle need meeldib, need ei ole Eestis. Eestis ei ole neid, Eestis on jah nagu seda märga ja niisket ilma on palju, et see niiskus tuleb kehasse, mis meil talveperioodil just neid haiguseid siis tekitab, et ja vähem värsket, et nii on, et soojal maal on seda värsket rohkem ja võimalusi rohkem. Aga kas sa tunned millestki puudus ka, et kui sa nagu reisid, et sa ütlesid, et sa olid aasta aega non-stop siin kuskil ilma peal laiali, et kas tuli vahepeal mingisugune igatsus ka, et ma ei tea, tahtsid mingit Eesti musta leiba või eeringat? Tegelikult ei tulnud. Tegelikult ei tulnud, sest ma ei ole seda musta leiba ja eeringat ka Eestis söönud, sest ma muidugi leiba, neid, mis poes on, ma süüa ei saa, need tekitavad samamoodi gaase. Need väga palju, kui see toitumises ütleme, mis on, või öeldakse ka, et 50+ ütleme, või seal 40, et hormonaalse sellega tegelikult, kui sa ei ole neid säilitusaineid sees, on puhtad toidud, siis ei teki ka neid kõhupuhitusi ega midagi. Et jah, vahepeal ma ise küpsetasin lausa leiba, siis ma sõin seda juuretisega leiba ise seda, aga muidu mul on hea sobid, ma olen ostnud need värsked sipatad ja ise teinud neid samamoodi neid sipatasid ja neid Vahemere toite söönud, jah. Siis ütleme põhimõtteliselt tegelikult nagu 2018 sellest ajast nagu ikkagi nagu järjekindlalt. No tulemus on suurepärane, vaadake siia. et soovitus siis inimestele, et võtke ka enda toitumine kontrolli alla, kui te ei ole iseendaga rahul, ei armasta iseennast piisavalt, et see toitumine on ka kindlasti koht, kust alustada tegelikult, et vaadata see enda menüü üle, et mida sa öeldakse ju, et sa sööd, sa oled see, keda sa sööd, et sul oli hästi hea näide selle kohta, sea kohta oli, et sa ütlesid, et sealiha ei söö, et vaadake, mida siga sööb ja siis vaadake, kas te tahate olla selline. No jaa, et tegelikult ütleme selles suhtes need nahateemad ja see nahk näiteks nagu muutub väga palju, ütleme, on, kui see tegelikult nagu minul olid ka mitte noorena ei olnud, mõned punnid tulid ja ma võin öelda isegi ka samamoodi mingisugune 35-40 ka, aga võt, kui ma jätsin ära need piimatooted ja ütleme selle sealiha, siis ei tule mul punne. Ma peaks proovima seda, sest mina olen täna 38 ja mul on vahel ikka neid punne ja päris tihti neid vahel tuleb oti. Ja, aga ma armastan sealiha. Samamoodi vahepeal tuli, aga ei tule, nüüd on ainuke asi see, kui ma ütleme näiteks nagu magusalt, ega ma suhkrut näiteks ei tarbi üldse, kui ma küpsetan, siis ma panen sinna sisse küll natuke, aga mitte nii palju kui nendes originaalretseptis umbes, jah. Kõvasti vähekene ainult, ütleme supilusikatee osadel peab panema, biskviitaine jaoks peab panema, kui pühadeks teed, ütleme siis. Aga ma võib-olla mingisugune pool kilo suhkrut koos nende küpsetistega siis aasta jooksul tarvitan üldse ära. No jah, seda on ilmselt väga vähe võrreldes nende tavaasjadega, mis sisaldavad palju kõike. Ja mis meil vaata see ongi, et tegelikult on, eks seal toit on see, mis peab meile andma energiat. Aga sageli see ongi, et inimesel just see rasva ja tekib see rasva, see magusa sõltuvus, see suhkru, šokolaad ja jäätised, mis on ütleme koos ja see vahukoor ja need no kõige hullem ongi vist jäätis, sest seal on nagu see koor ja suhkur koos. Rasv. Jah, jäätis ja siis ütleme tegelikult nagu sa võtad hästi ramasid, muidugi pidupäeval okei on, tõesti selle koogitüki on ja aga nagu iga päev üle päeva, et seal on või valge jahu ja suhkur ja muna, ütleme, ega see muud ei ole tegelikult ja siis ütleme šokolaadi või kakaod on ja kui ta on tööstuslikult tehtud, siis ta ei ole isegi mitte korralik on ja aga ja kohvi joomisega ka paljud joovad kohvi tegelikult sellepärast, et nad panevad sinna mitte 1, 2, 3, vaid mõni paneb isegi 6 lusikatäit. Ta tunneb suhkrut ja ma habelikult ei jälgi, eks ma silmanurgast nagu näen.
et noh, ja siis ongi, et on vaja kohvi, aga tegelikult ja siis midagi, see mu enda elukaaslane tegelikult, siis kui ma need toitumistega nagu tegelesin, ta oli samamoodi, ütleme, selles suhtes, ta elas nagu suhkrust, kohvi joomis jättis ära, siia mustateed elas nagu suhkrust ja teest on ju põhimõtteliselt, seda viitsinud ise teha või kommidest. Aga kehakaal oli ka ikkagi on ju, ja siis kui ta hakkas minuga nüüd Vahemere neid toite tegemist, ta kadus lihtsalt ka samamoodi ja mis ma võin öelda ka, et ta läks ka niimoodi, et umbes 10 aastat nooremaks. No see mõjutab oluliselt meie tervist ja kehakaalu kaotusega sa välimuselt ka, et kui kuskil keegi postitab neid pilte on tegelikult on nagu näha. Aga see ongi see, et noh, ja siis tekivad need isud. Samamoodi need ikka tuleks nagu magusa isu, mul ei teki neid isusid, sest kui sul on organism nagu toidetud, siis sul tegelikult ei teki magusa isud. Ja minul ei ole seda magusa isu, et ma olen niisugune väga vähene magusa sööja, et vastupidiselt abikaasale, kes on väga maias, küps ise maias ja laps ka muidugi. No sa sööd siis järelikult ütleme, su keha on nagu rohkem toidetud. Et ja tegelikult üks nõks on, mis veel see, mis ma nagu enda selle, kui ma hakkasin nagu teadlikult, siis tõesti see 2014 või millal siis hakkasingi sellega tegelema, selle toitumise kõigega. Et siis muidu ma sõin nagu 3 korda päevas. No ja ka, kui autoga sõidad, siis oligi, et ostsid mingisuguse või tegid mingi võileiva kaasa ja sööd võileiva ära ja siis pärast lähed, ma nagu saasta ikkagi nagu ei söönud, ise tegin on ju. Ja siis pärast sööd õhtusöögi otsa, aga see võileib tegelikult, mida inimesed ei tea, kui sa paned selle sandwichi, see on umbes mingisugune 500-600 kalorit. See on väga rasvarohke ja väga palju energiat. Just paned, ütleme, võid ma muidugi ka ei kasuta aastaid, sest on laktoosiga oliiviõli panen üldse, aga noh, vahet ei ole on ju. Leib, ütleme, kui oli ka teraleib, on ju vorst, juust, sinki, kui ise lõikad mingi 600 kalorit on see ära ja pärast sa sööd selle teise, ütleme, selle prae otsa, on ju. No jah, siis... Aga see hakkabki lihtsalt sul akumuleerima, sellepärast, et maha võtad siis, kui sa sööd vähem, kui sa ära kulutad, on ju. Aga meiesugune naine tegelikult võikski süüa see, kui sa tahad kaalus püsida, 1500, kui sa mingi trenni teed, 1500-1600 kalorit päevas. See 2000 on selles suhtes nagu müüt on ja siis sa pead iga päev ikkagi liikuma päris palju, jah. Iga päev 10 kilti kõndima, iga päev võimlema. Siis sa võid 2000, aga enamus me kõik oleme ennast mugavalt istuma sättinud. Ja see teema on natukene eile sain külma ikka vist siin. Et isegi Hispaanias võib haigeks jääda või vähemalt haiges ei ole, aga lihtsalt, et Hispaania ilmad eriti talveperioodil nagu praegu on vahel ka sellised tuule ja külmaga. Ja, et tegelikult oli see, et üleeile võtta ja viskaski siin mingisugune enne seda oli 24 ja siis järsku 14 peale ja see tuul on siin külm ja see 14 on umbes nagu Eestis 10 kraadi külma tundub samamoodi. Et just hiljuti ostsin endale kasuka ja mõtlesin, et eelmine aasta, kui ma siia kolisin, siis ma viskasin kõik enda kasukad ja paksud riided ära, sest ma mõtlesin, et neid siin ei lähe vaja. Aga näed sa, nüüd kasukas on olnud päris praktiline. See on küll selline kerge, et noh, nagu üks nööp ainult. Aga väga mõnus siin vahel on vaja hoida ennast soojas ja hispaanlased üldse hoiavad seda põrandad on ju kivipõrandad, külmad, et ongi siukseid soojasid susse ja asju ikkagi vaja. Jah, et samamoodi lähevad soojad riided siin vaja. Siin kaubaks, et ei ole see, et ainult suveriietuses ja ujukatega käid siin ringi. Et see on müüt. Ja just, et tegelikult on niimoodi, et ega see keha harjub ju ära sul, vaata suvel on kui 40 kraadi, siis ja väga ruttu harjub ära. Suvel ma tundsin, et kui on alla 30 kraadi läheb, et siis nagu tekkis nagu niimoodi, et päris külm juba, mis ma nüüd teen? No mul on ka, et 20 kraadi, mul on ikka see on muidugi hästi kerge sulejope, aga kui ma Eestisse jõudsin ja mu keha on siiamaani sellest Aasias olekust ja ikkagi nii ära harjunud, et juunis, kui ma nüüd ka Eestisse läksin tagasi uuesti jälle eelmisest sellest ringist, mis oli ka siis ikkagi nagu aasta aega praegu, no siis ma läksin oktoobrist. Et siis ma kandsin ikka juunikuu Tallinnas ka seda sama jopet 20 kraadiga, mis oli sama. Ega Eesti ilm ongi selline, juunis ongi võib-olla jopet vaja. Ja kui nende ilmadest nagu võtta nüüd, et siis oligi see ilm, see juunis oli Tallinnas selline, et tegelikult Portugalis oli talvel soojam, mahedam, ooken hoiab nagu soojana, aga korra veel selle söögi võtta, et ma nagu 3 korda päevas sõin, ma lähen tagasi selle juurde. Ja kuna mul endal oli erakliinik, siis mul oli sain kogu aeg läksin teise tuppa, nagu sain veresuhkrut ja vereanalüüsi enda pidevalt kontrollis, mida ma soovitan ka kõikidel teha, nii suhkrut kui ütleme hemoglobiini naistel kindlasti kontrollida.
ja siis oli niimoodi ka, et kuna noh, nagu ütleme, intensiivselt töötasid, suhtlesid, kohtumised, eks ole, hästi palju on ju, siis mingi, kui ma ei saanud kella 9 nagu süüa, hommikul sõin, kella 9 süüa ei saanud, siis mul oli veresuhkur mingi alla 3, mingi 2,7, see tähendab, et sa võid tegelikult nagu ära minestada. Sest aju enam ei tööta, noh soovitati, et võta mingi šokolaad, aga ma ei ole selline näksija, et ma ka ei taha, ma ennem nagu kuidagi kannatan ära selle paraku, et kui saan seda õiget nagu ja soolast toitu, et ma tahan just soolast ja sooja. Ja sooja ka, jah. Sellepärast sulle selle ei tegigi neid isusid või noh ka, et sa nagu toidad organismi ja sooja on nagu teine asi, mis on hästi oluline ja minul ka. Ja noh, inimesed on see sama, et juuakse kohvi ja pannakse sai aeg täis. Aeg sai täis, ma panin selle kella, meil on üks hästi lahe kell, ma näitan siin. Kaire, mentor, ajaplaneerimise mentor Kaire andis eelmine podcasti külaline andis kella ja nüüd ma seda kasutan, et oli hea kasutada just praegu, aga me võime jätkata veel, mul on mõned küsimused veel. No võt meil, et Triinu ütles, et võib-olla tund poolteist, et juttu jätkab, mina ütlesin, paneme aja paika, aga need ikka juttu jätkab rohkem, et need teemad, nii laiad teemad, mis sa tegelikult küsisid, et ma lihtsalt nagu tahtsingi sinna sügavuti minna, on ju, et mitte nüüd lihtsalt panin firma kinni ja läksin reisima, vaid just tegelikult see manifitseerimise ja unistamise ja et nagu inimesi, ma tunnen, et see on nagu minu missioon lausa. Nagu, ma olen reisides seda ka väga palju tegelikult muude inimeste keelega kohal nagu seda sama lugu nagu rääkinud ja ütleme motivatsiooniks noorematele. Aga et selle söögi juurde ja siis ma need veresuhkrut sain nagu teha, et oli siis alla ütleme 3 langes ja siis kui sõin, ütleme, siis läks mitte küll nüüd väga, aga 6,5, 6,7 on ju kõikumine. Aga pärast seda, kui ma enda söömist muutsin niimoodi ka, mis on nii, et ma söön 5-6 korda päevas. Et tihedamalt siis? Absoluutselt, just, et tegelikult nagu 2-3, aga see muu söök ongi 2 hommikusöök, eks ole, on põhisöök ikkagi, siis on lõuna ja õhtu on soojad, on ju, hommikul ma pudrusööja ja ole mind see puder ei mulle ka ei meeldi, mulle sellest kõht jääb tühjaks. Minul jääb ka tühjaks kõht, on ju, et ärge tundke ennast süüdi, kui te putru ei söö, ei pea sööma. Kui te sööte teraleiva, see on sama sellega, et leidke endale see asi, mis teile annab energiat, on ju, lihtsalt, et millega te tunnete, et olete nagu laetud, on ju. Muidugi mitte kook, eks ole. Kook on pidupäevase. Ja siis on vahepealaks ongi, et banaan on näiteks 106 kilokalorit on ju, või mingisugune puuvili või siis ütleme tõesti mingisugune jogurt müstiga, mida ma ise tegelikult nagu segan kokku, soovitan ka segada kokku ja sellest ajast alates ma võin öelda, kui ma nagu ka see oligi mingi 6 kuuga tegelikult, kui ma selle maha võtsin ja see ütleme paika jälgisin, nüüd ma tegin ka endale Eestis olles, käisin perearsti juures, tegin ka vereanalüüsid. Ja pärast seda ma olen katsetanud vahet üle, kas enne sööki või peale sööki, mul on mingi 5,2 või 5,4 sellise kõikumisega, et ka, et arst ütlebki, et tulge ilma söömata, aga kui teil on siis ikkagi nagu süües ka see kõrge on ja siis ta ei ole paigas ja see annabki selle, et mul on energiatase tegelikult nagu ühtlane. Küll loomulikult peale lõunasööki või meil päeva jooksul on niikuinii selline, et mingi väsimus tekib ikkagi ja hispaanlastel on siesta siis. Ja mis ajal ei tasu, see on nagu ka see aja planeerimise, vaata sina ka ma olen näinud tõesti hästi tubli ja mina olen oma enda seda aega ja kellaajaliselt ka, et mingitel kellaaegadel hommik on alati see kõige intensiivsem, kui paned plaanid paika, teed on ju, siis tulebki selline 3-4, tavaliselt ma lepin endale ise ka kokku igasugused kohtumised ja asjad, et siis ütleme nagu loomingulise töö jaoks see ei ole, sa võid vahtida, sa võid seda arvutit vahtida, ei tule on ju lihtsalt sealt midagi või siis võid sellel ajal siis vaadata uudiseid internetist või lugeda, et see tegelikult nagu sulle lülitab selle aju lõõgastab. Siis vahepeal tuleb veel mingisugune ja siis on ka siuke 5-6 on ka on ju näiteks nagu selline õhtusöögil ikkagi siuke nagu madalseis, võiks jalutada trenni teha ja mina uuesti siis minul vahepeal ma ka täitsa 6-7 näiteks nagu magan mingisugune 20 minutit või 30 minutit ja siis ma uuesti on nagu kell 9, see loominguline on nagu selline õhtul siis kell 9, kell 10 siis mul tulevad mõtted. See on nii lahe, mina õhtul ikka 9 läbi, mul tuleb uni, mina lähen magama. Ma ei suuda seda loomingut sellel ajal teha, et pigem ikkagi päeval või valgel ajal. Jah, et muidugi see sõltub, kui ma tahan kui täitsa või Eestis oleks vahet, ma lihtsalt ärkasin muidugi väga palju, mul on ka see, et ma ärkan üles hommikul kohe voodis. Ja siis on ka niimoodi, et mulle nagu meeldis laupäeva, pühapäeva hommikud voodis kohe. Ja siis on ka, et kui te nagu tahate midagi teha, ma ütlen tõesti ükskõik kas või ma olen seda kirjutanud firma loomise või oma sellega samamoodi.
et see on nagu ka selline 3 sekundi reegel või see, et mõtled, et kuhugi minna või reisida, kui sul see mõte tuleb, järelikult see oli õige, tee see kohe ära. Hakka kohe tegema. Samamoodi ka, et ma olen nagu endal ka teinud, koristan tuba ja mul tuleb mingisugune nii, hakkavad laused tulema, on ju. Ja siis ma jätan selle tolmuimeja ja veeämbri sinna maha ja ma kirjutasin oma selle blogi ja selle asja lõpuni, absoluutselt, ja siis teed edasi. See ongi see, et sul tuleb see inspiratsioon peale ja siis sa peadki selle kohe siis nagu realiseerima ja sealt sünnibki see ilu. Just, sest kui sa mõtled, ütleme, see on täpselt nagu lind, on ju, ta lendab, ta on kadunud, sa ei saa teda enam kätte, on ju, ta on läinud. Aga kui sa sealt võtad tal selle kinni, on ju, kohe ta tuli sul käe peale sööma, eks ole, siis toida teda, silita teda, tegele temaga ja siis nagu tuleb sellest asi välja ja iga muu asjaga ka, kui sa mõtled, et noh, ma homme teen või hakkan tegema ükskõik trenni või sellega, on ju. Kui sa tunned, praegu tahan teha, siis tuleb kohe. Praegu ära teha. Et hea soovitus, võtke kohe härjal sarvist kinni ja tehke kohe ära, et siis saab see asi tehtud ja siis sa saadki niimoodi elus edasi. Küsimusi on mul mõni veel, ma tahtsin teada inimesed tahavad ilmselt teada, mina tahan teada, et mille eest sa siis nagu reisid, et kui suured need kulud sul on, et kus sa selle raha siis võtad? No jaa, eks me selles suhtes ikka tahame teada. No esimese aasta ma ütlesin, et ma siis tööd ei teinud, mul tegelikult olid jätsin endale, eks ole, lihtsalt mingisugused rahad siis reisimiseks, arvestasin. Ja siis esimesel aastal ütleme selle koha pealt ja mingisugused investeeringud, mida vahepeal siis ütleme jälgisid ja müüsid, ütleme nii-öelda. Ja praegu ma olen ikkagi tegelenud siis peamiselt selle wellnessiga, aga ütleme nii ongi, et ma alguses tõesti, et nagu kui ma ütlen ka USA-st, et see 3 nädalat USA-s mul kulus ära nii palju, kuna ma ka olin nendes kesklinna nendes on ju, aga mis ma sinna lähen, eks ole, siis sinna ja käisin, kui ma seal juba kord olin. Et siis selle 3 nädalaga, mis ma näiteks nagu USA-s olin, ma oleks võinud aasta aega Tais elada, istuda siis, eks ole, seal basseini ääres, süüa seal ümber nurga seda odavat sööki, aga mis emotsioonid on ju, tegelikult meil on see, mida me saame endaga kaasas kanda, mis on meie väärtus, ongi kogemused ja emotsioonid, mida me saame, mida me loome, mis inimesed meil ümberringi on, see on tegelikult lõpuks see väärtus, mida sa mis hakkab sest välja peegeldama, mida sa saad kaasas kanda endaga alati, neid asju, eks ole, kõiki ei võta, kui mul on ka 2 kohvrit ja jogamat, millega reisin. Aga ja siis ma olengi õppinud, ütleme, veebis üks asi, ma tegin juurde tegin siis, olen teinud 2 näojooga videot, 1 silmade jooga video, siis on mul praegu kokku 8 siis e-raamatut tervisliku toitumise. Siis ma sain kuskilt ka inspiratsiooni täpselt selle meditatsiooni manifesteerimise kohta video, kuidas seda, mis see üldse on ja kuidas seda teha videoõppe, ütleme. Ja siis õppisin, muidu tegin ise joogat juba päris ammu, noorest peast hakkasin aastast 84, mul oli üks joogaraamat, mis mul on isegi siiani kaasas, Enlo joogaraamat. Oma noorem panin ka 14-aastaselt siis joogat tegema, ta oli must 6 aastat noorem. Ja selle ütleme nagu nende järgi, aga siis ma õppisin ka ise, tegin nagu litsentsi joogaõpetajaks ja samamoodi siis olema veel ka hea näojooga treener, eks ole, seda 2016 selle järgi ma need videod nagu tegingi, aga kuna ma, see ei tee nagu, see ei ole selline töö, ütleme nagu see joogatund ka, et ma ei tee seda iga päev 8-st, eks ole, ma teen nagu nädalas jooga online tunni, ma olen nagu 6 korra pannud, aga ja teine asi ka siis üks ja teine ei saa osaleda, selles ma nagu tegingi, eks ole, videod, et inimene saab selle ise siis omal ajal vaadata. Omal ajal, et sa võtad lihtsalt telefonis, kus iganes tahad, 12 minutit, õpid endal selle, läheb selle, ütleme 2-3 nädalat nagu selle õppimiseks aega, mina olen koos sinuga, räägin seal, et need asjad ma olen nagu reisides kõik loonud ja mõned e-raamatud siis juurde ja ma mõtlengi see meditatsiooni, see mul tuli ka Valencias lihtsalt lambist tuli ja siis ma tegingi õhtul kohe kõik selle video ära, mitte et ma nüüd hakkan homme tegema, on ju. Et niimoodi ma olen nagu toimetanud ja siis tervise heaolu ja life coachi, ütleme, ma olen seda meditatsiooni ise nagu juba 30 aasta siis tegelikult teinud vist, kui ma 20 olin, siis sattusin. Siis on ikkagi pikk ajalugu sellel, et tegelikult siis inimesed Heivi ei elagi niisama, vaid ta teeb ka tööd ja reisides ongi siis sellist loomingulist ja läbi veebi hea teha. Jah.
ja noh, muidugi ütleme praegu ma rohkem tahan ikka tõesti oli see, kas mul mingi see koht on, et eelmine aasta ma sinna Portugali sattusin Algarvesse ja see Algarve, kui ma sinna tegelikult Albufeirasse, alguses olin Faros Albufeirasse, jõudsime seal ookeanärist. Siin ma tahan elada. Et nüüd jõudsime siia kohta. Aga siis, kui ma natukene seal olin ikkagi, et siis vaatasin, et seal on nagu maru palju turiste, aga noh, see on natuke selles kesklinnas ja huvitav juhtus see, et ühes kohas, kus ma istun, see on nagu külm, panin, seal on hästi palju sellist istumise päikese loojangu tõusu vaatamise pinke üleval ja all on ju ookeanil hästi ilusaid mingi rätiku endal alla ja siis läksin pärast, olin seal kohas, kus ma olin, mis ma rentisin, et kus mul see rätik on, oli ära kadunud, olin selle unustanud sinna pingi peale ja märk jäi sinna maha, et ma pean sinna tagasi minema. Et märk jäi sinna maha. Ma läksin muidugi vaatama, kas seda rätikut loomulikult on selle, kes tuul ära viinud või keegi ära võtnud. See oli minuga ka, mul on paljud asjad, mis on minuga kõik selle aja kaasas olnud minuga reisinud. Et ma tahan nagu rohkem siis seal koha peal ja koha peal ütleme siis pakkuda tõesti ja Portugal on selline wellness ja heaolu ja jooga koht rohkem, mis on mulle ikkagi südamelähedane ja kõik see toitumine, et seal koha peal pakkuda ka kohapealsete inimestele, kutsuda Eestist inimesi sinna, meil tuleb ühe väga vahva naisega, kes on ka majandusinimene, ja Tartu naine Kaia Kartma, kellel on ka nahaspetsialist, holistiline nahaspetsialist 15 aastat selles vallas ja samamoodi see, ütleme, see seest ütleme ja see kõik punnide ja see probleem, et me saime selle suvel temaga kokku ja me oleme kokku pannud sellise väga ägeda retriidi naistele Algarves jaanuari lõpus, 31 jaanuar kuni 8. veebruar, 12 kohta, meil tegelikult on see kava koos, me ei ole seda laialt reklaamiks alles nüüd läheb. 2025 siis aasta jaanuaris kohe. Sest see on tõesti selline koht, kus mis nagu mind väga laadis, loodus. Samas ütleme seal võrreldes Hispaaniaga, seal oli ka selline 20 kraadi, aga see tuul on nagu mahedam, et ütleme seal kannatab isegi ujumas käia sellel ajal. No kõlab ju ideaalselt, imeline see saab retriidile minna. Väga tore. Millised oleks 3 soovitust kuulajale sinu poolt, et kuidas enda elu ja heaolu tõsta? Jaa, et üks asi ongi see tegelikult, et ikkagi, see ongi, siin ka, et kõik on nagu see, et mis sa endasse panustad, seda sa saad kaasa võtta, on ju. Samamoodi see enda, eks ole, toitumine, tervis, heaolu, et ja eriti just ka, et ma ei tea, mis vanuses sul vaatad, kuulajad on, et aga võiks võtta juba isegi nagu 45-50 on ju, selle ajani me nagu oma elu, energiat tegelikult, meil on nagu antud, kui sa võtad, et inimene vaatab autole, ostame kalli kütuse ja peseme ja õlitame ja seda õli on ju, aga poest üldse me vaadatakse, et ostad mingi soodsa odavama asja on ju. Et panusta iseendasse, see on ainukene asi tegelikult. Millesse tasub panustada? Jaa, et oma lähedastesse, ja eile ütlesin ka selle samal õhtul ka, et oma lähedastesse ka loomulikult, aga selle kohta ka mul on hea selline näide tuua, mis on nagu kõige lennukiga olete lennanud, öeldakse, et kõigepealt päästa iseennast, kõigepealt tõmba see hapnikumask endale pähe ja siis sa saad teisi päästa, et eriti Eesti naiste selline on nagu see, et kogu aeg aidatakse teisi ja muidugi tegelikult on oma probleeme on keerulisem näha ka, on ju, see on selge. See on see sama, et enesearmastus unustatakse ära. Jaa, et aidatakse nagu teisi ja aga siis, kui sa oled, ütleme, kulutanud ära oma selle energia, on ju, ja tõesti, et 50 sa pead hakkama rohkem panema sisse, kui sa välja annad raudselt. See reegel on idamaade nendest ka ikkagi. Aga seda tuleb ikkagi nagu varandada. See on üks selline põhiline asi ja siis unistage ja pange oma unistused kirja. 100 unistust kirja. 100 unistust kirja ja teine asi veel selles samas meditatsiooni, selles on ka, et ma tean tegelikult nagu osad inimesed, kes nad käivad kogu aeg, need on Eestis hästi palju neid igasuguseid neid vaimseid üritusi ühel, teisel, kolmandal, aga kui sa ei astu seda sammu, kui sa istud kodus, mul esimene blogipost, mis ma kirjutasin, oligi postitus, et 50-selt elu alles algab, see oli nagu hea näide toodud tõesti on ju. Ma isegi mäletan seda postitust, ma lugesin seda.
just, et seal on nagu see story on, saate kindlasti lugeda, story on nagu see täpselt, et noh ka, et kui sind nagu koondatakse ära, eks ole, siis ära mine stressi, võib-olla sa olid mõelnud juba mitmeid aastaid nagu selle peale, et sa ei taha seda tööd teha, on ju, et see võtab sult energiat rohkem, näe seda kui võimalust, mine kodust välja, suhte inimestega, see on sama, kes sulle vastu tuleb, kuula, mida ta sulle ütleb, on ju, sa saad sealt hästi palju seda informatsiooni, et jälgi neid märke, intuitsiooni, et oma see rada leida, aga noh, tõesti, see on vahepeal hirmutav, et aga samm-sammult on ju, tuleb usaldada. Tuleb usaldada elu ja iseennast ja iseenda tundeid, et liikuda nende suunas, iseenda unistuste suunas ja nautida seda, et see sammu tegemine ongi esialgu raske, aga kui see samm on tehtud, siis on juba palju kergem ja rõõmsam. Just, ja noh, üks ütleme ongi tegelikult ju seal ongi tegelikult see life coaching ja NLP coaching, mis ongi see, et sa iseennast nagu programmeerid, on ju. Et kui kellelgi on huvi, siis saab mulle kirjutada online'is, teen ka vastuvõtud. Ja panen kontaktid, paneme video alla, et saate sealt Heivi blogi ja raamatute juurde ja kontaktid. Et super, suur tänu, ma olen väga, mitu korda pidime kokku saama. Jah, et see võttis siin aega, et meil algselt oli plaanis Eestis seda teha, aga näed, nüüd saame teha hoopiski siin Mystify stuudios ja see mulle meeldib väga, et jah, ma tänan väga selle põneva ja tervist toetava vestluse eest, et loodan, et saite siit nii mitmedki mõtteid, kuidas enda elu korraldada ja kuhu siis reisida. Ma sain aru, et Portugali retriidile, et jaa, julge olla sina ise. Julge olla sina ja võtta vastu otsuseid, mille sa võib-olla oledki juba ära unustanud, et mingil hetkel siis tuleb ringiga sulle tagasi see, mis tulema peab, et siis nagu sul, et see üks ring sai täis ja nüüd läksid sellele reisimise ringile ja vaatad, mis siit elu loob. Just, et looge uued unistused, kui ühed unistused saavad realiseeritud, siis tuleb uued unistused ja vaadake vanad unistused üle, pühkige nende pealt tolm ära, pange nad särama, vaadake, mis sealt välja tuleb. Ja, aga suur tänu aja eest, Heivi, suur tänu kuulajatele, vaatajatele ja kõik ilusat teile. Aitäh! Aitäh teile! Namaste! Namaste!